Mu nimi on Emily, ma olen 17, noorus ja elu parimad aastad. Miskipärast ei tundu kõik nii ilus kui peaks. Taaskord saabus hommik peavaluga ning ma tunnen end närusalt. Tõstan oma meeletult valutava pea ja ronin voodist välja. See nõuab pingutust. Pidevalt maas olevate riiete sisse takerdudes suundun vannitoa poole. Teel möödun suurest peeglist, mis köidab mu pilku. Mulle vaatab vastu väsinud, tuhmhalli näha ja ilutute silmadega tüdruk. Mismoodi on võimalik vaid 2 kuuga nii alla käia? Lasen veekraanist jooksma ja kastan käed külma vette. Pritsin vett näole, kuid see muudab enesetunde veel halvemaks. Pea hakkab ringi käima ja ma vajun põrandale pikali. Vannituba ujub mu silme ees ja kõik muutub pimedaks. Ma ei mäleta, kuidas ma oma tuppa sain, kuid järgmisel hetkel otsin oma jope taskutest midagi. Lõpuks tunnen sõrmedal tuttavat hõbepaberi ruudukest. Voldin hõbepaberi lahti. Nähtavale ilmub väike kogus valget pulbrit. Vormin perfektselt sirged riibu. Kummardun laua kohale ja tõmban ettevaatlikult ninaga. Kipitab. Vaevaliselt vean end uuesti voodini. Lasen raskeks muutunud silmalaud alla ja mõtteis lähen 2 kuud tagasi. Hakkasin 2 oma sõbrannaga koolimajja minema. Komistasin trepil ja pillasin süles olnud vihikud maha. Viipega andsin teistele märku, et nad edasi läheks. Alles siis märkasin mõne sammu kaugusel pikka kogu, kes mind silmitses. Ta astus minuni ning korjas mu asjad üles neid mulle ulatades. Mu nimi on Kent, tutvustas ta end kergelt. Ta pilk kinnitas minu omasse ning ta saatis mul enesekindla naeratuse, enne kui viipas peaga ning haaras mul käest. Ning ma läksin temaga kaasa. Võhivõõraga. Järgnevat aega ma ei mäleta kuigi hästi. Ma tean, et järgmine hommik ärkasin ma tema kõrval üles. Ma ei mäletanud õhtust midagi, kuid mul oli äärmiselt paha olla ning ma ei teadnud millest. Raputasin Kenti teda üles ajada, et peavalu rohtu küsida. Temaga haaras mulle pilgugi pööramata lauanurgalt tableti. Võtsin selle vastu, teadmata, mis see on. Järgmisena mäletan, kuidas olime kellegi juures ning Kent mul ümbert kinni hoidis. Ta ulatas mulle joogi ning taskust järgmise tableti. Tundus võimatu olla temaga koos kainena, selgena, kuid ma ei hoolinud sellest. Viimasena mäletan, kuidas alles eile sorisin ema kapid läbi, et ta sääste leida. Raha, mis lebas nüüd rullikeeratuna mu laual. Avan aeglaselt uuesti silmad. Hommikune stseen kordub, et nüüd mul pole midagi, millega olukorda leevendada. Kindluse mõttes uurin taskud läbi, kuid ei. Haaran laualt raha ja jope ning lähen välja. Väljas paneb päike mu pea valutama. Jõuan Kenti kortermajani. Ta on uksel, saatmas ära üht blondiini. Need teised tüdrukud on alati blondid. Alati. Ma teadsin, et ma pole tal ainus, kuid seda näha on tunduvalt raskem kui teada. Ta märkab mind ning ma jõuan temani. Annan märku, et sellest pole midagi, et ma annan talle järgmise vallutuse andeks. Aga Kent ei vaja mu andestust. Ta pistab käe püksi taskusse ja ulatab mulle järjekordse hõbepaberi ruudukese. Hakkan taskust raha otsima, kui ta raputab pead
ta vaatab mind viimast korda haletsevalt ning astub majja, midagi ütlemata. Mu enesetunne halveneb veelgi. Ka peatselt saabuv hõljumine ei suuda seda parandada. Enesekindlalt suundun lähima tornini. Ainus võimalus. Viimane võimalus. Mu nimi oli Emily ja ma olin 17. Narkootikumides sai mu elu, kuid see polnud eriti pikk ja õnnelik.